ja noh, ma olen oma panuse andnud ka. Jaa, ma näitan seda kohe. Sulle ka? Ma mõtlen natuke. Tšau, kullakesed! Küsite meid muidugi. Isegi siis, kui see suur eufooria on möödas, et pererahvas koju tuli, siis ta natukene võtab aega, et näidata, mida ta sellest arvas siis. Nii, lõpuks saan mina ka meie tibude munasid. Et vahepeal lapsed siin, kui me reisil olime, keetsid. Nii ilusad väikesed nunnud. Aga täna on siis see päev, kus meie ka saame degusteerida. Väga osavalt mul abikaasa toimetab nendega siin. Just nimelt. Täna meil tuleb TV3 tuleb korraks. Proua Sirje, ta küll ütles, et ta tuleb meie loomi vaatama, et ma ei tea, kas ta saab suure ületuse osaliseks, et meil ei ole miniveise. Meil on ainult koerad, kassid ja enamus kuked. Et ühesõnaga need lauad, mis te siin näete, Margo ise ehitas selleks korraks, kui me pidime enda pulmapidu pidama, nii et need on varsti 10 aasta vanused lauad. Ja nad on alati need, et kui kuskil kiiresti mingisugust lauda panna, siis jälle peame nad kuuri alt välja. Aga tegelikult nende aeg on läbi, nad on nii ebaühtlased, sellepärast me peame panema enne laudlina panemist fliisi alla, sest muidu see asi on siin väga lappes. Tuleb nüüd palju seminare, et ma tahaks tegelikult, et meil samasugused lauad tuleks nagu on Rabamus. Kas me saame seda teha? Nüüd peame seda saama teha. Super. Ma teen selle saali valmis ja siis lähme vaatame kanad üle. Ma ei ole veel tibude juures käinud. Issand ja kõige tähtsam asi, meil tuleb ju täna uus perenaine Janet. Meil on uus perenaine Janet tööl ja ta arvas, et ta 12.45 jõuab. Nii et ma annan varsti oma võluruumid üle. Ainuke tegelane, keda ma ei leidnud, kes on ennast ära peitnud, on kass. Tšau, Süssu. Kus sina käisid? Kus sina peidus olid? Kuule, sind ei saa filmidagi, sa oled nii must. No, kas lasen su maha? Lähed oma kassi asju ajama. Nägu on hästi lai. No mõnus, isane kõuts peabki olema selline. Ja. Kuule, mis sa teed seal? Seoses kanadega veel üks huvitav asi. Sellel valgel koeral on üks selline murekoht, et tal natuke silmad tahavad niimoodi, nagu silma ümbert läheb nagu pruuniks. Malipul on niimoodi natukene. Kui kanad tulid, siis säde hakkas seda kana silta vahepeal sööma. Vaata koerad ikka nagu ja saad aru, automaatselt silmaümbrused olid puhtad. Ja kuna ma tõesti olen kõik maailma asjad läbi proovinud, siis ma sellepärast oskasin seda kohe märgata, et mis see on nagu. Praegu ma jumala eest ei tahaks beebit. Ja ma olen oma panuse andnud ka. Teised lapsed, kus on? Kõige vanem ongi meil ju Austraalias. Järgmised siis need on 15 ja 13. Nemad on koolis praegu. Nemad on ka meil hästi siin talu selle tegemistesse integreeritud ja hästi tublid. Ja üks asi, mis neile hästi meeldib, on see vlogi tegemine. Me teeme nüüd seda Indreku talu YouTube'is neid vloge ja siis lastele. See on nagu selline asi, millega nad on nagu kaasatud. Sedasi me siin oleme. See nõuaks seda, meie loomaaed on täpselt selline, et me saame olla ka öösel ära. Koerad on meil alati kaasas, on ju. Me elame nagu ise vahepeal teises kohas. Kanad saavad siia ja kass on siin. Koerad võtad kaasa, et kui sul on ikkagi juba mingisugust suurem loomaaed, siis sa pead ikkagi olema igapäevaselt kohal. Et natuke raske on see kahe koha vahel nagu liikumine. Et lapsed käivad meil ikkagi linnas koolis, et me peame olema päris palju nagu sealpool ka. Nii tore on olla ka staar, on ju, mõtle, keegi tuleb teie pärast siia. Tuleb teie pärast. Tänane hommik algas meil siis kuketaltsutusega. Just nimelt Lendur arvas, et mul ei ole õigus tulla kanalasse. Siin ta nüüd on. Rahunemas positsioonis. Ja kas nüüd lepime ära? Kas lepime ära? Opati, kas leppisime ära? Ja mina olen boss. Oot, mis nüüd? Rahu. Kohe teised kasutavad oma positsiooni. Kohe läheks kaklema. Ei hakka kaklema. No, halloo, mis nüüd juhtus? Ühesõnaga võtsin. Nüüd läheb hulluks kukepoksiks. Kuulge. Oi,
oi, munad on soojad. Oh my god. Katsu. Kas on soe veel täitsa? On jah. Ma võin kohe öelda, et see on villumuna. Sest siin on üks väike jõnksukene sees. Ja see on Elisabethi muna. Ma ei jõudnud täna koristada. Panen neile sööki juurde. Oh! Leidsin veel ühe muna. Mul on kanala. Margo! Palun tule aita mul seda kana sööta valada. I love my chicks. Nii, mine vala lihtsalt. Aitäh. Ma tegelen sellega, kui ma tulen järgmine kord. Kuule, mis sina jälle sööd siin? Meie kanad on nii tublid, et iga päev munevad. Isikesed nunnupunnud, nii armsad. Ma tahaks veel kanu, aga nii palju, kui ma näen, et keegi tahab kanu müüa, seal on alati see, et kukk tuleb kaasa võtta. No ma ei saa enam ühtegi kukke võtta. Nii et ma pean natuke tegelema selle asjaga. Ma olen terve päeva olnud maal täna ja ma ei tea, kuidagi on niimoodi läinud see päev, et ma ei ole peaaegu mitte midagi jõudnud loogi filmida. Peab tõdema, et see reisilt tagasitulek on olnud raskem. Väga kurnav on jah. Väga kurnav. Sisseelamine on väga kurnav. Päikest on vähe, tööd on palju, funni pole peaaegu üldse. Eile hakkasime vaatama mingit zombifilmi. Ega see ka nagu tuju paremaks ei teinud. Täna ma jään siia, teeme sauna äkki. Läheb paremaks, et praegu on täpselt nii olnud, et 2 päeva on mul olnud eksistentsiaalsed küsimused ja jälle oli päevakorras mõte, et äkki peaks tööle minema. Aga noh, ei tea. See Hindreku talu logistika, see on Mul on vaja täna jääda Hindreku tallu, sest ma teen veinikoolitust ja hommikul on kohe vaja hommikusöögiga tegeleda. Selleks, et mu lapsed saaksid hommikul kooli, ei ole võimalik, et nad lähevad Neemest bussiga, sest bussiliiklust põhimõtteliselt ei ole. Nad peaksid 1,5 tundi ootama linnas, aga kool pole isegi lahti. Ja see tähendab seda, Margo hommikul tõuseb siit ja kuueg läheb siit 107 kilti Neeme, viib lapsed kooli. Jookseda rõõmu, tuleb Hindrekule tagasi, see on siis mingi 250 kilti või? Nii, siis siit edasi, see ei ole veel kõik. Pühapäeval me lähme Estonia spaasse, me peame mõtlema, ja neil on esmaspäeval kodus õppepäev, et me peame mõtlema, kuhu nad jõuavad lõpuks teisipäeva hommikul. Ühesõnaga, palun, kui te oma elu sätite, ärge mitte kunagi elage 2 kohas. Te ei halda seda ära või kui te olete suurepärased logistikud, siis see on imeline. Mulle see ei meeldi. Pole ammu käinud kanuuga sõitmas, aga kõik on väga ilusti. Noh, siin on mingi väike pillapalla, aga suures plaanis tuleb nad ju panna ikkagi juba talvekorterisse. November on käes, ma tunnen seda. Varasemalt, kui me külaseltsi asju veel vedasime, neil oli iga aasta oli selline tore asi nagu Valgma valgusrännak. Ja viimane kord me tegime seda üliägedalt. Me tulime veel mööda taliteed. Meil oli seal mingi haldiala ja mingid laternad ja ma tahan teha seda. Mul tuli seisu praegu. Ma teen Valgma valgusrännaku. Super. Ma räägin Kadiga. Äkki tema tahab midagi külamajas teha ja mina organiseeriksin siis selle matka. Kas tahate tulla matkale? Meil on iseenesest täna tööd küll. Üks seminar, kellele ma teen õhtul veinikoolituse. Lähengi siis praegu neile veine valima. Olen nüüd ammu tellinud veine. Nüüd ma pean sellega kõvasti tegelema. Aga siin läheb alati töö paremaks. Olen oma natural environmentis õnnelik. Kohe tuleb õnn. Kohe hakkab minu sisse õnn voolama. Sisefilee juurde tuendet või annaks neile miinamaid. Ma tahaks praegu teha seda võrdluses, seda proovi. Aga kes mul keelab ise proovida? Proovime. Neil on nii veinikoolitus kui õhtusöök, nii et mul on vaja 8 veini leida siit praegu. Miks sina sedasi teed? Kui selline asi on juhtunud, siis see tähendab, et pudelile tahab tulla mull sisse. Peab vaatama, seda ei saa pakkuda. Ja siis on niimoodi, et ma sellega alustame, siis on väike valge vein. Siis tuleb uuesti mahuvein, sellepärast et see on magusam. Siis tuleb üks viinamari, siis tuleb üks pohlavein, siis tuleb pearoog. Nii et ma vahepeal annan ka veini proovida. It's gonna be a long day. Võt nii. Mina olen Tuuli, Hindreku talu perenaine ja siis selle talu sommelier. Kas te olete proovinud Eesti veini?
juba teate, et see on täitsa tore, eks ju. Indreku turismitaluga, siis me tegime selle tõttu. Minu abikaasa tahtis siis võtta naise omale. Mina ei tahtnud siin üldse käia. Ja siis ta tegi sellise väga salakavala võtte. Palus mind naiseks ja ütles, et kallis, ma tahan ehitada meie pulmadeks biomaja. Ja loomulikult ma olin nõus ja me ehitasime siis sinna põllu peale, seal on vana viljakuivati ja siis mu abikaasa ehitas maja. No nii, me oleme jõudnud sinnamaani, et varsti võib minna välja eelroog. Ja meil ongi. Täna meil on väike seltskond, me teeme meile eriti hõrku ja head kaupa, mis tuleb otse puupliidilt. Väike seltskond on. Saavad kõige paremad. Et te oletegi selles mõttes privileeritud seltskond, et kui on väike seltskond, siis me teeme neid asju vahest harva puupliidi peal. Et natukene maitse nüansse. Ja siis on maapirn seal kenasti. Kenasti põdisenud. Ja aitäh. Nii, võta lonksi, ma vaatan, et sul on kõik hästi. Ja kõik on hästi, ma ei kuku. Kuna ma panin selle ära, siis... Kondantid. Ma nii ütlesin ja kohe sõnusin. Jah, ära sõnusin. Võib-olla välja vahetada va? Aga siis peaks ühe selle tooma. Kui ilus. Kondant, super. Täna ma lähen Malibuga loomaarstile. Malibu läheb praegu. Nii, ja kuna nad olid pissinud enda transpordikorvi, siis läheb siia rannakotti, suvekotti. Lähme arstile. Väga nunnu. Sina jääd praegu koju, Nii, uuesti. Seda ei lähe? Me käime arstitäti juures ära. Teises loomaaias on draama ja traagika. Lendur on grupist välja heidetud. Bruno on uus alfa. Me aitame ta uuesti punti tagasi. Aga Lenduriga on see lugu, et kuna ta põhimõtteliselt ikkagi mind vahepeal ründab või kõiki, kes julgevad kanalasse minna, siis tema on see kukake, keda keegi endale ei taha. Eks me peame talle eraldi maja ehitama. Kuna Malibu on umbes 3 päeva väga halvasti söönud, siis eile ma avastasin, et ta veab oma tagumikku niimoodi mööda seda paipa. Margo arvas, et tal on ussid, aga ma olen andnud nii regulaarselt ussilohtu, et mul on täpselt kalendris kirjas, et sellega ma ei ole mööda pannud, siis ChatGPT ütles, et koertel, eriti noortel koertel võib olla mingisugune pärakupaunad või ma ei tea, mingi siuke asi võib olla täis. Ja nüüd me lähme loomaarsti juurde. Ta sööb väga halvasti ja ilmselgelt on tal mingi häda. Nii et lähme vaatame, kas on selles. No nii, me oleme nüüd loomaarsti juures ja siin on täna kutsikate päev, mis tähendab seda, et siin on palju teisi kutsikaid ja meie Malibu on ju lollakas sellises olukorras. Kui ta näeb mõnda teist koera, siis ta läheb lolliks. Nii et vaatame, kaua me siin vastu peame. Nii, meil on nüüd kõik mured lahendatud. Saime paunakesed tühjaks. Nüüd on patsient on väsinud. Käisime korraks loomaarsti juures. Mõtlesin juba, et kui juba käidud, siis 350 €. Siin on 2 koerale, kassile ja kanale. Kas kanadele tuleb ka mingisugust parasiiditõrjet teha? Kas teile tehakse remonti? Siin on pime natuke. Kuidas me soojustame kanalat? Super! Kelleni sa teed? 12. Õige järkamissaagonna juures. Okei. Aga mõnus saab kanadel olema siin. Väga äge. Võta palun. Nii vaikselt õppe. Ole kallis. Ettevaatlikult. Ettevaatlikult ma annan 2 kaupa. 2 ja. Meil on imeilus laupäeva õhtu. Mari ja Lii teevad Hot chocolate. Hot chocolate. Paul, tule ruttu siia! Aitab. No täna laupäeva õhtu ja meile saadeti lauamänge, nüüd täna meil on mänguõhtu ja me tegime kakaod. Väga vahvatlev mäng. Tutvustan teile 3 mängu. Õpime tundma oma imelist keha. Loe mu mõtteid, veame kihla. Midagi huvitama. Okei, mängime seda. Kõigele. Enne mängu palun valage emmele veini. Okei, mis värv, kes sa tahab olla? Oota, see oligi kõik. Musikallis, palun emmele veini. Ma olen Rosa. Mina olen Roosa. Ma olen teile.
mina tahtsin lilla ei olla. saa olla lilla, mina olen lilla. Aga miks sa lilla tahad? Sa pole isegi poiste. sa mõtlesid lilla pole poiste või? Miks sa oled või? Ei. It's not real. nii, ja nüüd on arutlusring, nüüd me peame arutlema, mis on tema jaoks kõige nõmedam moetrend. mulle ei meeldi skinny jeans, sest et need on nagu hästi ümber. No vahepeal on ilus, no muidu ei ole. Mis sa arvad? mulle ei meeldi skinny jeans, mis on nagu katki ka veel vaata omakorda. Paul, mis sa arvad? ma ei tea, ma ütleks tanktop jah. see on nagu naiste või meeste puhul? meeste. Okei, ma meestel pole näinki. see oleks väga kole trend. nii ilmselt nagu issi kannaks seda. ei, mitte nagu siuksed, vaid nagu vaata need nagu. lihtsalt särgid. Jaa, ei, nagu särgid ilma varu. Nagu tead küll. Jaa, tead küll. Pesus. Maika, okei, nii. Järgmine. viimane sõna on Mari. noh. mis on su lemmik Mari? kõige maitsvam Mari. Vägev. nii, pane laua peale ja kõik kirjutame. Sa panid? nii, ma läksin kõige ohutumaga. mis on? Maasikad. ja ütle kõva häälega. keera ja ütle ka. ma panin must sõstar. nii, mina panin kirss. Murakas. no nii. mina ei saanud. Okei, mis su vastus oli? nii, ja issi vastus? Murakas! Ma sain 3 punkti. ma tahtsin ikkagi teha vahepealse kommentaari, et alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama, meile kõigile väga see mäng meeldib. Nii, ma olen punktid kokku arvutanud ja Issi sai 6, Paul sai 7, Emme sai 9, aplausi polnud, kui Issi. Lii sai 9 ja Mari sai 13 punkti. I just know. ja kuidas me hindame seda mängu? Kas meile meeldis see? Ja, meile väga meeldis see mäng. Juhu, nii. algul ei meeldinud ka. Super ju. Saidki. Paul, kus sa lõid? sa pead lööma, sa lihtsalt ei julge lüüa. Sa ei löö ju. Löön ju. nii, kulla perekond, kõik on peal, jah? kõik on peal, ise hakkab just kohvi jooma. nojah, sinu suurepärasest tassist. Ütlesid selle tassikohta midagi öelda. nii, me oleme jõudnud otsaga, issand, mis hääl mul on. ühesõnaga, me oleme jõudnud otsaga laagrisse ja meie väike loomaaed on suurenemas 2 jänku võrra. kas meil hakkavad ka jänkud olema? toas lahti. Okei, voodisse ma ei võta, sest diivani peal vahel ikkagi süles on ja siis nad niimoodi jooksevad toas, vudivad ringi. Et lähme siis vaatame, kuidas me saame ise valida. Hall on mulle välja valitud ja musta võin siis ise võtta. Vähemalt nii ma sain sellest mallukoolikust sõnumist aru. No siin on juba võtab õues siuke loomaaed vastu. No tšau! No ja kes siit paistab? Miila! Tšau, Miila! Ma teen sulle pai kohe. Ossa juudas. See on nii kõrgeks ehitatud see aed. Appi, mul üle peale ei astu. Tšau! Tuksud, see on meie Jan. Jah. Tule siia, no vaata, tšau, mina viin su nüüd ära korda. Joo, mulle tundub, et see on meie. Tšau, no nii. Tore, tule üle. Näed, palun. Okei, nad on päris kõvad. Ja. No nii, lähme, hops. Nii. Tasakene, tasa. Tahan teile kedagi näidata. Võib teine esi olla. Oh my god! Oota, tasade paadi, ei, me hirmutame neid. No näed, Nii paid olete, jah. Sellised sõbrad on meil siin. Jaa, sõbrad on. Meil on veel tibudest jäänud see. Panime korraks jänkud siia sisse, et tegelikult neil on puur, aga lihtsalt praegu, et siin teise loomaaiaga harjuda, siis neil on hea natuke peidus olla. Joo, natuke peidus olla. Muide, te ei kujuta ette, kui hästi need jänesed lõhnavad. Täiesti uskumatu. Neil on nagu lillelõhn. Hirmus lugu. Jõudsin Marile bussi järgi. No nii, tšau. Kas sa jätsi? Sain kätte tütrakese. Kuidas läks koolipäev? Vene sain 5, Eesti sain 4 ja Mata ma failisin. Mulle meeldi algebraliste murdude liitmine ja lahutamine. Vaata, mina ei saa sellest aru, kuidas mingisugused sisuloojad üldse novembrikuus midagi filmida saavad. Päris hirmus. Sest kogu aeg on nii pime. Sina näitad tuld ja mina filmin. Ma ei oska teistmoodi seda teha.
panen selle? ei tea. hoian seda. no neil on täna see pisikene, aga homme me saame päris puuri. ootused. Säde, mis seal on? Kus on põnev sõbrad? Need on meie sõbrad. Teine sõber ka sul kohe siin. Ops. Pro. meie joonesed, joonijoorused. kui hästi nad lõhnavad. oota, ma ei kiusa sind. Appi. Margo on junnikorjaja. nii kui üks junn maas on, siis kohe. nii kui jänes teeb junni, siis Margo liigub kohe. lase üldse olla. kas sul on midagi jäneste junnide vastu? jah? mul on hügieeni vastu. see on granuliseeritud hein. no, väga hea. Ja kohe otse kütmesse. Tšau. kuule. jäägu. Oh my god, ta hammustab mind. Ai. Oot. meie klassikalise saunaõhtu asemel meil tuleb Mariga sel korral vestlusring, sest et mina olen jäänud haigeks ja nagu te näete, siis on meil uued loomad. upsti, võtame siis selle nädala kokku. Jängu on nii nunnud. onju. siis räägi, mis see sinu jaoks Hindreku talu üldse tähendab? millised on sinu esimesed mälestused Hindreku taluga üldse? Siis kui ma memmega saunas elasin, siis me pesime pesu mingites kaussides õues. see oli see aeg, kui seda maja ehitati ja memmel polnud elada kuskil. siis ei olnud veel isegi plaani, et sellest turismitalu tuleb. siis ma mäletan, kuidas üleval oli mingi pööning ja ma mäletan, kuidas seda ehitati üleval. aga kas sa tuled siia üldiselt hea meelega või? No ei. lihtsalt ma tulen siit sedasi, et mul on kõik asjad koju jäänud ja siis ma pean tulema siia ilma asjadeta. aga noh, midagi head? ma ütleksin, et see on kõige parem koht maailmas ja tulge pulme pidama. ma ütleksin, et siin on maailma kõige parem toit, sest et päriselt on. mis loomi meil siia veel vaja oleks? tahaksin neid minikitsasid ja minilehmasid. kas sa hoolitseksid nende eest ise või? No suvel jaa, aga ma muidu käin koolis. aga kas sa suures plaanis kunagi siia elama tahaksid tulla? Ei. aga kas sa kunagi kujutaksid ette, et sa võiksid Hindreku talu ise hakata pidama? tahaks elada pigem võib-olla Eestist väljas. Eestist väljas või? meil juba üks laps on Austraalias, kuhu sa lähed siis? Argentiinasse. no sa lähed vahetusõpilaseks. selline lugu, lapsed tahavad sooja ja lihtsamat elu. aga kas lõppkokkuvõtteks on sul ikka siin nagu õnnelikku aega ka või? jaa, obviously. OMG. jaa, ikka on. mulle meeldivad loomad ja siis mulle meeldivad, jõuluaeg on mu lemmikaeg. ja siis, kui me kunagi tegime Valgma valgusrännakut, mida me plaanime sel aastal ka Valgma valgusrännakut teha. no vahva, ühesõnaga siis ei ole kõige hullem koht oma lapsepõlve veeta. väga tore on olnud. saame siis kokkuvõtteks öelda, milline su lapsepõlv on olnud? väga tore. no väga tore. ja lõpetuseks, kas meil peaks siin Hindreku talus veel mõni loom olema? Margo on veendunud, et ei ole, aga mina olen veendunud, et võiks. nii et kui sulle meeldib meie koduvideo, siis palun like, subscribe ja anna teada kommentaarides, mis koduloomi meil veel vaja oleks. vihmaseid silmi, märg